mõistame, et see nii ei ole, et Eesti põhiseadus kehtib endiselt, siis ei ole kaugel see aeg, kui me suudame ka selle valitsuse välja vahetada. Ja täna on valitsus, kes ei tee analüüsi, aga on valmis ohverdama meie tulevikku. Et see on ikkagi päris karm, et kui ikkagi nüüd umbes 10 aastat ei ole saanud magada normaalselt ja see tundamine ei ole nagu kuidagi niimoodi kõrvadega, vaid see on vibratsioon. Paneme vere käima. Valitsus. Pista tuulik omale peenrasse. Kui ma siia üles mäe otsa ronisin, siis meenus mulle Lahemaa vanasõna. Mis viga võõru terusega tunda istus? See raha on meie maha! Me ei anna seda saristada röövkapitalistidele! Nad suruvad meile peale tuulikult merel ja maal sellepärast, et see on nende ideoloogia. Mis puudutab tuuleenergia ja kogu seda planeerimist valitsuse poolt, see on üks absurdsus, ajab teist taga teema. Ma ei hakka üldse ära võtma kiiras pead üle, kuigi mõned on reipad siin kiiras peaga edasi. Nemad meie raha eest keerutavad tagumikku ja mõtlevad uusi inimesi välja, kuidas meile ära kuidas nagu mingit veel paremat valet välja mõelda meie enda raha eest, meile enda. Me ei ole kõige vastased, nii nagu valitsus või tuuleparkide arendajad üritavad meid sildistada. Aga me oleme selle vastu, kui tahetakse meie loodust hävitada või Eesti inimeste demokraatlikust tahtest üle sõita. Siis läksid nad sõnavabaduse kallale, aga ma ei öelnud midagi, sest ma ei räägi niikuinii eriti. Siis nad tulid ja võtsid ära minu bussiliini, minu poe, minu lahti aetud teed. Vaate minu akna taga, minu maa. Ja keegi ei öelnud midagi, sest kõik olid juba linna ära kolinud. Tahaks oma sõnavõttu alustada lausega, et täna oleme kogunenud siia Stenbocki maja juurde, et saata viimasele teekonnale valitsuse plaani võtta inimestelt nende tulevikut läbi tuuletööstuse doteerimise. Reaalselt, kui võtta tahte maailma puhtaks teha, siis me ei saa mööda vaadata tuumaenergeetikast, just Eesti ilmastaadas. Väär ja vale on suhtumine, nii nagu püütakse ikka öelda ühe, teise või kolmanda terava probleemi korral, et näete, lamemaalased, ei ole kõnet eestimaalased, me kõik oleme eestimaalased. Nii nemad siin, need samas ajakirjanikud, kes kaameraga ringi jooksevad. Küsimus on selles, miks ja kelle jaoks te teete. Me kõik täna, kes me oleme tulnud siia, me seisame selle rahva, selle riigi ees. Ja mitte isegi see lipp ei ole tähtis. Mitte Keskerakonna lipp või Vabaduspartei lipp ei ole tähtis, vaid see lipp on tähtis, mida see mees siin hoiab. Sinimustvalge see riik, mille me oleme pärinud. Meie kohustus on anda see oma järglastele. Täpselt sellisena või paremini, nagu me oleme kes andnud.